14 volikogu liiget, hetkel puudub 3 liiget. Ja enne kui läheme päevakorra juurde, kas kellelgi on avaldusi või sõnavõtusoove? Krustan, palun. Arupärimine soovite sisse anda. Aitäh. Arupärimise tekst on ka Liivi aadressile saadetud. Arupärimine on vallavanem Aimar Liivale ja siis lühikese kokkuvõtte. Kõigepealt 24. mail 22. aastal avaldasid Kiili elanikud rahvaalgatuse Kiili lasteaiadirektori toetuseks. Rahvaalgatus kogus kokku 269 allkirja, ehk siis 269 inimest on need, kes soovivad algatuses toodud küsimustele vastuseid. Kiilu vallavalitsus aga heitis nendele inimestele ette eelnõu puudumist algatuses ja teatas, et võtab rahvaalgatuse teadmiseks. Rahvaalgatus sisaldab endas küsimusi. Küsimusi ei saa võtta teadmiseks, küsimused tuleb vastata. Ja neid küsimustele vastamist ei tohi ignoreerida, sellepärast et inimeste hulk, kes neid vastuseid soovivad, on rahvaalgatuse mõttes piisavalt suur. Seda enam ei tohi nendele küsimustele vastamist ignoreerida, sest Kiili lasteaia direktori proua Maivi Rikkeni vallandamine toimus Kiili vallavalitsuse enda initsiatiivil. Nagu vallavanem on seda varem ka volikogus kinnitanud. Just Kiili vallavalitsus avaldas töösuhte lõpetamise soovi, vormistades selleks siis hiljem poolte kokkuleppe. Rahvaalgatusega ühinenud inimesed soovivad kuulda vallavanema vastuseid algatuses püstitatud küsimustele ja sel põhjusel ei jää minul muud üle, kui esitada need arupärimisena. Ning küsimused on järgmised. Esimene plokk, mis puudutab juhtimise kvaliteedi puudujääke. Milliseid täiendkoolitusi juhtimiskvaliteedi parandamiseks on lasteaiajuhile ning juhtkonnale kohaliku omavalitsuse poolt pakutud? Siis täpsustav küsimus. Mis on need paljud väljakutsed, mis on seni täitmata, millele viitas vallavanem oma volikogu istungi vastuses 19. mail 2022. aastal? Siis digitaliseerimise plokk. Mis on selle võlusõna digitaliseerimine taga, mida tuuakse senisele direktorile proua Maivi Rikkenile etteheiteks ja mida siis oodatakse digitaliseerimise valdkonnas uuelt direktorilt? Samuti, millised on olnud muutunud ootused haridusele, direktori haridusele ja etteheited direktori kompetentsile riigi, valla ja lapsevanemate poolt? Kuidas, millal ja millisel viisil on need muutunud ootused ja etteheited esitatud? Järgmisena tulemuspõhise juhtimise aspekt. Milles seisneb tulemuspõhise juhtimise etteheide? Mis on see tulemus, mida ei ole seni Kiili lasteaias saavutatud ja millise kriteeriumi järgi seda tulemust peaks mõõtma? Edasi. Kas Kiili valla poolt välja toodud puudujäägid, mis saadeti hoolekogule 28. aprillil 2022, on vallavalitsuse kui institutsiooni, vallavanema isiklikud või mõne vallaametniku nägemus? Lõpetuseks, võttes arvesse kõiki vallapoolseid etteheiteid ning muresid, mis on tekkinud pikema aja vältel, siis miks ei räägitud direktori väljavahetamise soovist enne kohaliku omavalitsuse valimisi 2021. aasta sügisel?
Ja viimane küsimus, kas Kiili vallavanem ja nõunik kultuurihariduse ja noorsootöö, tervise ja spordivaldkonnas on valmis ära kuulama ja kohtuma kõigi lasteaiatöötajatega küsimuste, erimeelsuste ja murede lahendamiseks ning edaspidise töörahu taastamiseks. Palve on vastata arupärimisele järgmisel volikogu istungil nii suuliselt kui kirjalikult. Aitäh teile tähelepanu eest! Kiili vallavalitsusel on ettepanek päevakorra osas. Et arvata välja punkt 3 ja 4. Põhjus on selles, et see puudutab vallavalitsuse koosseisu ja vallavalitsuse liikme nimetamist, aga liige on haigestunud ja oleks igatepidi aus ja viisakas lasta talle ennast tutvustada volikogule ja ühtlasi ka volikogul anda võimalus esitada küsimusi võtmise järgmisvolikokku. See ei muuda Kas siis saaks teha muudatused päevakorras? Siin peab uuesti nüüd istungile sisse loppima, et siis tal on see uuendatud. Palun siis kõigil uuesti, see vist tuleb siin ekraanile ette kaasa. Kus teade ei ole tulnud, äkki teete refreshi siis? Ma kohe tulin uuesti. Kas nüüd tuli? Paneme siis päevakorra hääletusele, kes on uue päevakorraga nõus, palun siis hääletada. Ei jõudnud nüüd selle hääletuseni. Näitab ilusti, et kohal on 15 inimest. 2. See on õige.
võitsin selle hääletuse praegult, sest et see kõik vist ei jõudnud. Sest 11 tükki jõudis ära vähendud. Ei, mul näitab, et seda 11 tükki hääletas, aga 15 tükki on kohal. Näitab, kes hääletamata on. Tuleb kontrollida sealt arvuti juures, miks ei saanud hääletada. Kas nüüd otsa vaadata, mis värk on seda? Saan ainult teha, eks. Üks õpetaja päevakordist enne, aga see oli ise 11 tükki oli pool. Tükki on kohal, aga 11 tükki on hääletanud, siis ta oli linna. Kas ma olen Ei saa siin teha, sul käisid siin hääletada. Ma märgin ümber, see protokolli linnit saame. Sa said aru, mis juhtus? Kuna nad pidid uuesti sisse logima, siis kõikidele ei jõudnud see hääletus kohale lihtsalt. mis ettepanek on? Ainus ettepanek on see, et kui me uuesti ei saa välja logima, sisse logima, siis volikogu liikmed, kes ei jõudnud selleks ajaks uuesti sisse logida, siis peaks selle hääletuse osas käsisse ära hääletama protokolli, muidu me jäämegi siia. Kas me hääletame kõik koos või need, kes... Kõik koos peame tegema, me peame ikka ei saa hübriidhääletust teha, et kõik ühtemoodi, ühetaoliselt. Kuna meil on siin tehniline error, siis osadel ei hääletamata elektrooniliselt. Ma paluks siis käega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Kõik on poolt. Jah, 15 poolt. Aitäh teile! Ja palun lähme siis nüüd istungiga edasi, lähme päevakorrapunkt number 1 juurde. Määruse eelnõu, Kiili valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 kinnitamine. Esimene lugemine, ettekanne vallavanema Aivur Liiva ja raamatupidamisosakonna juhataja Annika Netse. Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Aivur Liiva, palun. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, kolleegid. Arengukava ja eelarvestrateegia on selline dokument, mis tuleb igal aastal läbi käia, vastu võtta ja see peab kehtima järgmised 4 aastat. See näitab siis ära lähiaastate plaanid ja tegevuse, mida üks omavalitsus kavandab. See tuleb vastu võtta iga aasta 15. oktoobriks hiljemalt. Ja meil on siis esimene lugemine. Ajaloost rääkida lasime selle arengukava põhja teha Kumulusel 2018. Me oleme seda igal aastal kaasajastanud ja sellel aastal. Ette rutates võin öelda, et järgmisel aastal on plaanis uuesti tellida avaliku konkursi raames, kes iganes siis selle võidab. Et aega on piisavalt mööda läinud, aga seekord on siis siin kaasajastatud variant seina peal. Ja võid seda julgelt kuskile kaugemale kerida.
et kõik see, mis on siin punasega veel sees, see enne vastuvõtmist läheb muutmisele, need on numbrid, et kui palju on mingis külas inimesi ja noh nii edasi, et saaks kõige värskem andmestik sinna. Aga suurem osa sellest materjalist on kaasajastatud ja muutusi on nüüd nii palju, et iga peatüki lõppu on ära toodud siis ka ülevaatlikkuse huvides sellised olulised momendid. Pane näiteks mingisugune peatükk ette, siis ma saan näidata, et näiteks seesama. Väljakutse, mis on selle asjaga seoses, puudutab nüüd volikogu siin hetkel, on eesmärk, mine ära, ja siis on tegevused, et mida siis nagu kavandatakse seoses. Ja niiviisi on siis põhimõtteliselt iga asja kohta ja vahel on isegi alapeatükkide kohta nagu eraldi, näiteks teede juures on niiviisi, et kus on riigimaanteed, kus vallateed, kus kergteed ja noh nii edasi, et mida me seal nagu mõtleme ja tahame ja ootame. Ja siis on lõpus nagu ikka on siis tegevuste tabel ka, et kus on siis aastate kaupa näidatud ära ja kus siis saab täpsemalt näha, et millise tee me kavatseme Mustkatte alla viia, millisel aastal ja nii edasi ja ka muud asjad. Et ma ei hakka seda ette lugema, kõik on saanud sellega tutvuda ja ütlen seda, et protsess näeb välja selline, et kui see esimene lugemine on ära olnud, siis tuleb see avalikustada vähemalt 2 nädalaks. Siis saavad absoluutselt kõik vallaelanikud, volikogu liikmed kaasa arvatud teha muudatusettepanekuid ette antud vormi järgi. Ehk siis see tähendab seda, et kui seal on mingisugune asi, mis asendada näiteks, siis tuleb teha ettepanek, et asendada see sellega või siis, et leheküljele see lisada see. Ja siis tuleb avalik arutelu, kus osalevad ka kõik need, kes on teinud ettepanekuid, lihtsalt huvilised ja ka volikogu liikmed ja siis käiakse see asi läbi. Ja siis ta läheb volikokku teisele lugemisele. Ja see ajagraafik on umbes selline, et me saaksime selle avalikustada nüüd esmaspäeval ja siis me saaksime teha 5. septembril, mis on esmaspäev, avaliku arutelu. Ja 15. september, kui ma õigesti peast mäletan, oli see volikogu päev. Et selline jutt on praegu minu poolt, et pärast küsimus, kui kellelgi on küsida, nüüd poleks Annika siia, kes räägib eelarvestrateegiast. Lugupeetud volikogu liikmed, lugupeetud külalised, eelarvestrateegia koostatakse lähemaks 4 aastaks, et pikemalt seda ei ole mõtet teha. Ja eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt 4 tegevusvaldkonda, see on siis põhitegevuse tulude prognoosimine, põhitegevuse kulude planeerimine, suuremad investeeringud ja siis finantseeringud. Et seda on nagu kõike selleks tarvis, et näha, et kas plaanid on teostatavad või tuleb need edasi lükata. Te olete kõik eelarvestrateegia kätte saanud selle PDF-i failina ja ilmselt ka Exceli, et ma väga põhjalikult ei hakka sellesse süvenema, sest numbreid on nagu palju või siin ette neid kandma, aga mõningad olulised momendid. Põhitegevuse tulud. Et põhitegevuse tulud siis teadupärast kohalikel omavalitsustel koosnevad siis maksutuludest, tulud kaupade teenuste müügist, selle osakaal ei ole väga suur, aga ikka olemas ja siis saadavad toetused, need on siis riigilt saadavad rahad. Et see osa on nüüd täiesti nagu selles mõttes nagu prognoosimatu, et alati võib nagu arvata, et kindlasti on ta sama palju kui eelmine aasta, kui rahvaarv ei ole väga muutunud, ütleme siis siin on nüüd kooli ja lasteaedadega seotud toetused tavalised, et kui nende arv ei ole väga palju muutunud,
et siis on ta enam samas suurusjärgus, et võib-olla mingil määral tõus võib ka langus olla. Maksutulud siis suurim osakaal või põhiline osakaal on siis tulumaksul. Et siin on järgnevateks aastateks siis prognoositud sellist mitte väga suurt tulumaksu või siis ütleme maksulaekumise kasvu, et see on siis 5,5–6,5% vahel. Aga absoluutsummas on see ikkagi circa 600 000 eurot ja peale aastas. Põhitegevuse kulud. Põhitegevuse kulud jagunevad siis laias laastus kaheks, nagu teate, et ühed on need toetused, mis me anname erinevat vallavalitsus või erinevaid, mis annab valla kodanikele, ja teised on tegevuskulud, mis on otseselt seotud siis valla ülalpidamisega, need on siis personalikulud ja majandamiskulud. Ja põhitegevuse tulem, et see, miks ma selle välja tõin, et oluline on see, et see ei tohi ühelgi eelarve aastal miinuses olla. Meil ei ole ka, aga siin näeb nagu reaalselt seda, mis tegelikult võiks tulud miinus kulud, et mis võiks järgi jääda ja milles siis saaks investeeringuid teha, pluss siis eelmiste aastate rahaliste vahendite jääk. Kui laenu või finantseeringut kuskilt väljaspoolt ei võeta. Investeerimistegevus. Esimesel slaidil ma tõin välja lihtsalt sellised suuremad objektid, et mis on nagu seal eelarvestrateegias ja arengukavas ka välja toodud, et mida üldse saab teha, et teed, tänavad, parklad, tänavavalgustus, maados, need on tüüpilised tegevused, muud rajatised. Et mis kaks kõige suuremat asja, mis järgneva 4 aasta puhul hetkel eelarvestrateegiasse ja siis mahuvad nende tulude, kulude, finantseeringutega, on siis lasteaia ehitamine Vaalasse ja siis kool vajab siis täiendavat õppehoonet, et ükskõik mis kujul ta siis tuleb, et selleks siis ka aastal 2024 on circa 1 000 000 eurot planeeritud praegu. Et muud on sellised tüüpilised tegevused, mida on kindlasti tarvis teha. Investeerimistegevus on siin veel kokku lihtsalt, et üleval tõin selle välja, et mis summadest, et nad on miinusmärgiga, ja et kuhu see siis läheb. Põhivara soetus lihtsalt selgituseks on see, et mis meie teeme ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, see on nüüd see, mida KVS siis teeb. Ja finantskulud on siis mitte laen, vaid siin on intressikulud mõeldud, et kui meil on juba laen ja kui me nagu juurde võtame, et siis intressikulud, et siin võib-olla siis selgituseks, et miks 2024 ja edasi on siis need finantskulude summa natuke suurem. Järgmine slaid on finantseerimine, et paraku hetkel vähemalt on niimoodi, et nende kahe eriti vaelalaste ehitamiseks ei jätku oma vahendeid, kuna ehitushinnad on läinud kallimaks ja kuidagi nagu ei tule välja, et siis hetkel on nagu plaanis 2023 prognooside kohaselt viimases kvartalis siis võtta esimene laenusumma, et kui vaelalaste ehitamiseks oma vahendid on ka nagu ära kasutatud ja siis 2024 siis tuleb teine summa ja siis tõenäoliselt läheb ka moodulmaja või mitte moodulmaja, vaid siis kooli juurde, koolile siis ka, et vajaliku lisapinna ehitamiseks vaja laenu võtta. Siin olen ma välja toonud see kohustiste tasumine, et lihtsalt, et oleks silme ees, et mis kohustused praegu üleval on ja mis siis tuleb. KIK ÜVK laen, et see saab aastal 2024 läbi. SEB laen kooli ehitamiseks, et see vallal jätkub ja siis lasteehituse laen on see, mis ma praegu nagu mainisin, et siin on nüüd nagu laenumaksed, mitte intressid ja siis kooli õppehoone ehituseks ka tuleb võtta. Nõuete kohustuste saldo muutus. Ma tõin selle slaidi välja sellepärast, et see on tegelikult see
need on need summad, et seal eelarvestrateegia seletuskirjas ka, et mis tegelikult KVS-i laen on, mis nad võtsid lasteaia kõige uuema hoone ehituseks ja siis selle summa ulatuses iga aasta siis meil kajastub see bilansis, on ju. Et siin tegelikult hea uudis on see, et 2026 siis on KVS-i laen saab läbi või vähemalt on see jääk on 395 228 peaks nagu ära maksma, kui nüüd ei pikenda seda, et ei peaks ühel aastal korraga. Et muidu iga aastased maksed on sellised, et need on puhtalt selline informatsiooni mõttes teen välja. Likviidsed varad tähendab sisuliselt meie valla puhul siis rahaliste vahendite muutus pangakontol, kui hästi lihtsustatult öelda. Et ma räägin vallakontost, et siin siis, et 2021 jäi rahalisi vahendeid siis 68 531 läks üle siis ja siis see konto jääks siis reaalselt 3,15 ja siis nüüd järgnevad aastad. Et see alumine rida siis tähendab, põhimõtteliselt siin, kui kõik läheks täpselt nii, nagu on, et siis oleksid need jäägid sellised, aga kunagi ei lähe nii ei tulude ega kulude puhult. Netovõlakoormus tõin selle ka välja, see on nüüd valla osas, et lihtsalt nagu info mõttes, et teaksite, et mis seis on ja kuhu poole siis minek on. Võlakohustused aasta lõpu seisuga, see on siis iga aasta lõpuga ja siis 2023, eks olen prognoosidesse pannud selle võetava laenusumma 1,2 ja siis edasi ka järgmine aasta. Likviidsete varade jääks, see on sama, mis eelmisel slaidil. Netovõlakoormus, seda arvutatakse nagu lihtsalt, et võlakohustustest võetakse siis maha siis see likviidsed varad, eks see raha, mis kontol on ju. Et siis see on netovõlakoormus ja siis protsent on siis see, et kui suur see on. Ja ülemmäär on nüüd see, et mis tegelikult ütleb Rahandusministeerium, et mis võiks Kiili vallal olla nende numbrite juures, ja siis alumne rida on see, et kui palju Rahandusministeeriumi mõistes võiks nagu kohustusi juurde võtta, aga iseasi, kas nagu pangad nii palju annavad ja kas ise tahaks nii palju nagu võtta. Järgmine on lihtsalt ülevaatlik slaid varahaldusest, et siin varahaldus on nagu meist nagu sõltuv üksus, et siin nagu on põhitegevuse tulude kulude poolele, et võib-olla pööraksin tähelepanu, et aastast 2024 on natuke suurem tõus kui eelnevatel aastatel, et just selles mõttes, et kui tulevikus on võimalik erasektoriga kahasse lasteaia kohti juurde luua, et siis tõenäoliselt käiks see läbi KVS-i, et siis tuleks sinna see tulude-kulude rida suuremaks. Ja viimane slaid on siis konsolideeritud finantsnäitajad, et alguses ei öelnud, et konsolideerimise alla siin on siis ainult KVS ja siis Kiili vald, et KVH-d ei ole, et ta ei lähe siin seaduse mõistes ei lähe siin rahade poolelt konsolideerimisgrupi alla. Et siin on ka tõi lihtsalt kokku, et ja kõige olulisem näitaja võib-olla see on see netovõlakoormus ja siis ülemmäär ja siis aga jah, kõik need materjalid saadud. Kiirelt läbi käies minu poolt kõik. Hea juhataja, head kolleegid. Majandusarengu komisjon arutas antud teema üle 9. augustil toimunud koosolekul ja otsustas 6 poolt 1 vastuhäälega toetada määruse eelnõud ja selle edastamist volikogule esimeseks lugemiseks. Aitäh! Kas ettekandjatele on küsimusi?
Indrek Sinisaar, palun. Küsin seoses eelarvestrateegiaga, et millise real ja millises summas on planeeritud sotsiaalse infrastruktuuri tasu 4 aastal? Seda ei ole planeeritud ühelegi reale. Et kui ta kuskil on, siis on ta muude tegevuskulude või tegevustulude. On ta siis planeeritud või ei ole? Ei ole. Et ma mõtlen reaalselt, kui ta tuleb, et siis ta läheb majanduskulude alla, tegevustulude alla. Aga teda ei ole planeeritud. Selliste nii peenelt, eks ju, eelarvestrateegias numbreid ei planeeritagi. Et kui nüüd see on oluline summa või olulised summad, mis võiksid nüüd järgnevatel aastatel muuta, mis muudavad eelarvet, siis seda saab teha järgmise aasta või aasta eelarves. Aga seda ei ole praegu planeeritud, ei praegu ega ka varasemalt. Indrek Luston, palun. Mul on küsimus määruse enda paragrahvi 2 kohta, mis sisaldab rakendussätteid. Mul on küsimus säärane, et milleks on vaja rakendussätetes ette näha ajaloo tühistamine. Need on need arengukavad, mis on varem kinnitatud, eelarvestrateegiad niikuinii oma ära elanud ja milleks on neid nüüd tarvis järgi tühistada. Vastan, see on sellepärast, et Riigi Teatajas on praegu, kui inimene läheb otsima arengkava ja paneb arengkava sisse Riigi Teataja otsingus, siis ta annab ka neid vanu arengkavasid kohe, siis võib lihtsalt see eksitada. Ja ajaloo nagu eraldi failidena kõik üleval, siis me suhtlesime Riigi Teatajaga, see on ainuke viis, kus me saaksime need vanad eelnõud digikeskkonnast Riigi Teatajast lihtsalt ära, et nad ei risustaks seda, kui inimene läheb täna otsib Riigi Teatajast Kiili valla arengukava, lööb sisse, siis ta annab sulle ka terve hulga erinevaid vanu faile, mis tegelikult ei ole täna enam kehtivad, mis on eraldi kinnitatud. Siis me Riigi Teatajaga suhtlesime ja nemad ütlesid, see on ainuke vorm rakendussätetes näha ette nende vanade kehtetuks tunnistamist, et see uus täna on niikuinii autentne ja ajalugu on võimalik sealt selle ühe faili alt ka kontrollida tagasi ulata. Seega see on lihtsalt selle jaoks, et eraldi üleval olevad failid reaalselt, on nii 6 või 7 arengukava faili digitaalselt tulevad üksteise all, et nendest lahti saada. Selguse mõttes, et korda saada see Riigi Teataja keskkonnas. Meil endal on nad niikuinii kõik kätte saadavad, kui inimene pöördub meie poole, meil on niikuinii kõik arhiveeritud digitaalselt. Ma ei tea, ma siia repliigi korras ütlen juurde, et inimesi võib-olla ikkagi huvitab see, et missuguseid arengukavasid ja eelarvestrateegiaid varasematel aastatel kinnitati, nii et minu meelest seda Riigi Teatajat nagu puhastada ei ole vaja ja ajalugu pole vaja ka tühistada. Me saame kodulehel vanad kõik üleval hoida. Nähtavaks nad jäävad ikkagi, aga me lihtsalt tunnistame nad täna nagu kehtivate dokumentide osas, et need saaks sealt ära, et ei oleks avalikus IDES-es nähtavad justkui kehtivad. Kõik kätte saadavad inimestele, et kui näiteks Indrek Rustam soovib vaadata, lööb sisse näiteks arengukava 2017-2016, siis see on tulevikus ka võimalik. See jälg jääb ikkagi maha. Marek Välleri, palun. Hea volikogu esimees, head volikogu liikmed. Mul on selline küsimus, et arengukavas on märgitud, et igal aastal lisandub valda 400 uut inimest. Ja kui võrrelda selle eksperdi analüüsiga, kus on arvestatud 200 uue inimese liitumisega, aga 400 puhul ta toob siis välja, et aastas on vastavalt negatiivne, see koondmõju rahale on siis -54 168 euri, et mil viisil need vahed plaanitakse siis kompenseerida või tasandada? Sa küsid praegu selle analüüsi kohta rohkem kui arengukava kohta? Ja need on nagu koostöös.
koosmõjus. Et see on teine küsimus hetkel. Ma arvan, et me jõuame selleni viimase päevakorrapunkti juurde vist äkki. Indrek Sinisaar, palun. Aitäh. Küsin põhimõtteliselt sama asja, aga teistmoodi. Et siin arengukavas on, arengukava üldiselt on selles mõttes on hea hetkeolukorra ja ajaloo kirjeldus. Just tulevik toob, see on, mina ütleks, nõrk. Et siin on küll räägitud, et kui vaadata neid kehtivaid detailplaneeringuid, siis eeldatakse siin circa 400 inimest aastas ja nii edasi. Et mis takistab siis neid prognoose, nii elanike arvu prognoosi aastani 2030 kui ka koolikohad kui ka lasteaiakohad arengukavasse sisse viia, et ta vaataks ka arengukava nii-öelda perspektiiviga tulevikku, mitte ei ole minevikus ja olevikus. Aitäh. Arengukava kindlasti ei ole perspektiiviga minevikus. Prognoose on võimalik teha igasuguseid, aga seal ei ole väga kaljukindlat teadmist selles osas, kui palju reaalselt, mida ja millal. Ma olen siin korduvalt ka volikogu saalis öelnud, et üks asi on see, kui palju on detailplaneeringuid, teine asi on see, kui palju on ehituslube väljastatud, kolmas asi on see, kui paljud kopamaasse panevad. Neljas asi on see, kui paljudele pank laenu annab, et nad saaksid endale elamispinda osta. Viies asi on see, kas meil tuleb majanduskriis või ei tule ja nii edasi, tähendab aastani 2030 teha prognoosi selle kohta, mitu elanikku täpselt tuleb, kui palju kusagil, see on väga tänamatu tegevus, et seda ei riski mitte keegi. Ma tuletan meelde meie kohtumist 9. augustil, kus Kumuluse esindaja Jaan Urb ütles seda, et nad on teinud kõikidele Tallinna ümbruse valdadele arengukavasid mingil hetkel. Ja nad on absoluutselt kõikides nendes prognoosidega eksinud. Ehk siis firma ja need inimesed, kes on selleks seatud ja teavad ja kellel on taustateadmised, nad ei ole suutnud seda prognoosida õigesti. Seetõttu ma hoiduksin üle pikkade aastate mingite prognooside tegemisest. Me võime teha neid aastaks, 2, 3, mis puudutab elanike saabumist siia. Indrek Ruustam, sõnavõtt, palun. Jah, et ega siis meie ju aastate pikku erinevate aastate jooksul üha korratud kriitika vallavanema aadressil ongi ju seisnenud selles, et valitsus ei tee prognoose, ei tea sihte ja on kogu aeg oma arengutes ajast maas. Mingid tänased probleemid avalike teenuste kättesaadavusega. Mul on nagu väga hea meel selles mõttes, et vallavanem praegu siin oma sõnavõtus tunnistas, et Kumulus Consulting ei suudagi teha normaalseid arengukavasid. Ei suudagi teha normaalseid prognoose. Minul on siit kohalt ettepanek, ma olen sellega nõus põhimõtteliselt. Mul on siit kohalt ettepanek, et ärme järgmine kord Kumulus Consultingut enam kaasa selle arengukava koostamisel, sest tema teeb ainult vigu. Et minu ettepanek, et vallavalitsus võtaks ikkagi kokku ja esitaks arengukavas eelarvestrateegias selle prognoosi ära, mis on vallavalitsuse ülesanne teha. Ja kui vallavalitsus näeb tegureid, mis takistavad selle prognoosi täitumist, riske, siis neid on võimalik seal disclaimeritena ehk märkustena juurde kirjutada. Kui juhtuvad sellised õnnetused nagu majanduskriis ootamatu ja ei täitu, siis ega keegi selle eest ei süüdista. Aga majanduskriisi kartuses jätta prognoosi üldse tegemata, see on vale. Aitäh. Kas on veel küsimusi?
et küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele. Ja paneme siis päevakorrapunkt number 1 hääletusele, palun. Hääletustulemused on järgmised, poolt 10, vastu 5, erapooletud ei ole. Seega määruse eelnõu läbis esimese lugemise. Aitäh. Ja päevakorrapunkt number 2. Määruse eelnõu Kiili vallavolikogu 18. juuni 2015 määruse number 11 eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel muutmine, teine lugemine. Ettekanne lastekaitsespetsialist, sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja Karmen Heinma, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Marika Kross. Karmen Heinma, palun. Lugupeetud volikogu esinaine, volikogu liikmed. Antud määruse eelnõuga siis muudame hetkel kehtivat volikogu määrust, mis siis kehtestab eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Ja määruse eelnõuga siis täiendame toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluaseme kulude loetelu. Käesoleva aasta mais võttis Riigikogu vastu sotsiaalhoolekande seaduse muudatuse, mille kohaselt on siis võimalik toimetulekutoetuse raames kompenseerida üüriga sarnastel alustel ja sama piirmäära ulatuses eluaseme soetamisel võetud laenu tagasimakset koos intressidega ja kohustusliku eluaseme kindlustuse maksega. Ja seetõttu on vajalik vastav võimalus sätestada ka meie määruses ja samamoodi kehtestada siis see piirmäär. Ja eelnõuga siis muudame hetkel kehtiva määruse paragrahv 3 punkti 1 ja lisame siis eluaseme soetamisega võetud laenu tagasimakse hüvitamise võimaluse sarnastel alustel, nagu see on seni olnud üürikulude hüvitamisel. See on lühidalt kõik selle muudatuse kohta. Kui on küsimusi, siis olen valmis vastama. Aitäh! Marika Kross, palun! Lugupeetud volikogu liikmed, külalised, haridus- ja sotsiaalkomisjon tutvus määruse eelnõuga juunikuisel komisjoni koosolekul ning toetas määruse eelnõud. Kas ettekandjatele on küsimusi? Näitab, et küsimusi ei ole. Ettekandjale ju. Paneme päevakorra punkti number 2 hääletusele, palun.
hääletustulemused poolt 15, vastu ei ole, erapooletuid ei ole. Tulemus vastu võetud. Aitäh! Ja lähme päevakorraga edasi. Päevakorrapunkt number 3. Otsuse eelnõu Kiili vallavolikogu 21. märtsi 2013 otsuse number 10 Kiili vallavalitsuse struktuuri, koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine. Ettekanne vallavanem Aimar Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola. Aimar Liiva, palun. Kiili vallavalitsus teeb ettepaneku luua juurde üks ametikoht ja kultuurinõunik ja muuta ühe ametikoha nimetust, kelle nimetuseks saab siis haridusnõunik. Teema on selles, et valdkond on äärmiselt lai ja üks inimene selle asjaga tegeleda ei jõua. See on ka väga eriilmeline see valdkond. Et ühe inimese kanda jääb kool, lasteaed, noortekeskus ja teise inimese kanda jääb kultuur ja külaelu ja kõik muu. Et selline on ettepanek. Marek Vainola, palun. Majandus- ja arengukomisjon otsustas koosolekul 7 poolthäälega toetada vallavalitsuse ettepanekut. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Indrek Sinisaar, palun. Küsimus on, et majandusarengu komisjonis oli juttu ka, et see uus loodav ametikoht hakkab vastutama ka Kiili lehe ja sotsiaalmeedia selle poolega, et see on jätkuvalt nii? Jah, meil ei ole seda inimest tegelikult täna, kes otseselt nende küsimustega tegeleks ja kõik teised tegelevad jõudumööda muude asjade kõrvalt, nii et jah. Aitäh! Näen, et rohkem küsimuste soovi ei ole. Seega aitäh. Paneme päevakorrapunkti hääletusele, palun. Hääletustulemused on 11 poolt, on vastu 1 erapooletu. Seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Otsuse eelnõu Paekna-Arusta tee D2 ja Abro tee D1 katastriüksuste omandamine. Ettekanne maanõunik Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola. Benno Johanson, palun. Aitäh! Austatud volikogu, lugupeetud koosoleku juhataja, külalised. Kiili vallale kuulub praegu Arusta külas Paekna-Arusta tee D1 ja Paekna-Arusta tee D3 katastriüksus ning Abro tee D2 katastriüksus. Esimesed 2 katastriüksust on siis enne ja pärast omandatava katastriüksust Paekna-Arusta tee D2 ja pärast Abro tee enne Abro tee D1 katastriüksust. Kiili vallavalitsus soovib
katta tolmuvaba kattega Paekna-Arusta teed ja sellega seoses asus omanikuga läbirääkimisel, et omandada moodustada kõigepealt Paekna-Arusta tee D2 katastriüksus ja Abro tee D1 katastriüksus ning omandada need tasu eest 1 euro ruutmeeter. Võõrandatavad katastriüksused on esimene on 3671 ruutmeetrit suur ja sihtotstarbe transpordimaa ja teine 340 ruutmeetrit suur ja sihtotstarbe samuti transpordimaa. Kokku on katastriüksuste suuruseks 4011 ruutmeetrit. Seega omandatav katastriüksuste rahasumma, mis peab välja käima, on 4011 eurot. Pluss kõik kulud, mis notari juures vormistamiseks on vajalikud. Aitäh! Marek Vainola, palun! Komisjon otsustas 7 poolthäälega toetada vallavalitsuse ettepanekut. Kas ettekandjad on küsimusi? Küsimusi ei ole ettekandjale ja palun paneme päevakorrapunkti hääletusele. Hääletustulemused poolt 13, vastu ei ole, erapooletuid 2, seega otsus vastu võetud. Aitäh! Päevakorrapunkt number 5. Kiili vallale olulise küsimuse arutelu, ettekanne vallavanem Aimur Liiva. Aimur Liiva, palun! Lugupeetud volikogu, küsimust me oleme põhjalikult 2 korda arutanud. Ühe korra eelmises volikogus siin ja teise korra 9. augustil toimunud volikogu komisjonide ühisistungil ja mõlemal korral ettekannetega. Kaasa arvatud käis esinemas ekspert, kes on koostanud analüüsi, mis on hetkel siin seina peal. Ja jutu mõte meelde tuletades 2 sõnaga on selline, et omavalitsusel napib vahendeid nende kohustuste täitmiseks, mis on seadusega pandud ja see tuleneb sellest, et elanikke lisandub liiga kiiresti. Nendega seotud vajadused on suuremad kui nende tulumaks, valla eelarvesse maksavad ära katab. See tekitab pikas perspektiivis miinuse valla eelarvele selles vaates. Ja periood, mida arvestatakse, on lasteaia ja kooli iga kokku ja sellelt pinnalt on välja arvatud see number. Ja nagu me teame, on Kiili vallavolikogu vastu otsuse, et Kiili vallavalitsus võiks uute detailplaneeringute algatamise puhul küsida arendajatelt 5000 eurot sotsiaalinfratasu. Tollel hetkel, kui see vastu võeti, oli see poliitiline otsus, poliitiline number, see 5000. Täna me oleme jõudnud selleni, et see number on alusega, on välja arvutatud, on konkreetsed andmed seal taga. Ja hetkeseisuga on ta selline, et vallavalitsus ootab tegelikult sisendit volikogult, et kuidas me edasi läheme, kas me läheme edasi selle 5000-ga
või me muudame selle ära vastavalt sellele, nagu siin dokumendis on. See ongi lühidalt kõik. 6000, sa kärid seda, siis tuleb välja saata. Päris lõppu minna välja. €456 on see välja arvutatud summa. Oli ka etteheiteid, et te olete selle laest võtnud ja edasi. Need ei ole laest võetud. Sama summa on, mitte sama summa, vaid sama metoodikaga on summa välja arvutatud ka Harku vallal näiteks. Jõelähtme vald on selle tellinud, Rae vald on pöördunud Kiili valla poole, et saada eksperdi kontakti, et see neile ka välja arvutatakse. Aitäh, kas ettekandjale on küsimus? Kas ta soovib sõna võtta? Jah, et selles mõttes tahan siin ära märkida, et eelnõu nagu pealkiri või päevakorrapunkti pealkiri, arutelu on nagu eksitav. Olen asjast aru saanud ja ka täna esimese päevakorrapunkti juures on pearaamatupidaja tunnistanud siis raha laekumist järgmisel 4 aastal selle meetme alt ei prognoosita. Kui sealt raha ei tule, siis see raha, mida ei tule, ei aita mitte kuidagi parandada avalike teenuste kättesaadavust, mis täna Kiilis ei ole kättesaadav. See meede pole abiks. Järelikult ei ole ta Kiili valla jaoks oluline küsimus. Kui sellest raha laekumisest sõltuks lasteaia ehitus, siis oleks ta oluline küsimus. Aga ei sõltu. Seepärast ta ei ole oluline. Et minu ettepanek on üldse arutelu ära lõpetada ja antud õigusvastase meetmega, mille kehtestamiseks ka täna ei ole olemas seadusest tulenevat volitusnormi, mitte edasi tegeleda. Ei ole vaja tegeleda selle küsimusega, mida me seadusest tulenevalt lahendada ei saa. Läksin Niisar küsimus, palun. Aitäh. Selles mõttes on nüüd huvitav olukord, kui me arengukava juures selgus, et prognoosida ei julgeta ja ei taheta, siis siin on nagu tegemist ilmselge prognoosiga. Ja seda analüüsi vaadates on see väga palju sellist nagu oletuslikkust, arvestamata sellest, kui palju kehtivaid detaile on, palju neid on tulemas, et siin lihtsalt võetaksegi hästi üldistatuna uue pere valda tulemusena siis kulud. Et natuke see sama küsimus, mis ma ka ennem küsisin, et mis need summad siis on ja palju nad aitavad ja mis siis takistas tegelikult sellest analüüsist tulenevalt kanda seda elanike juurdekasvu arengukavasse? Aitäh küsimuse eest, et ma ei hakanud ennem sõnavõtule vastu nagu vaidlema, et analüüse nagu ei tehta ja prognoose ei tehta ja vallavalitsus neid ei tee. Kahtlemata me neid teeme ja ka seesama arengukava neid sisaldab ja meil on tehtud ka tabel selle kohta, palju meil detailplaneeringuid on ja palju võiks potentsiaalselt lisanduda kedagi.
on ka eraldi järelpärimisena või arupärimisena siin volikogus 2 korda arutatud tegelikult. Et see kõik on prognoos, täpselt nii ongi. Arengukavas on prognoos ja siin on ta prognoos. Ei saagi mitte midagi muud olla, sest kaljukindlat, raudkindlat teadmist sellise asja kohta ei ole võimalik tekitada. Ja prognooside peal tihtipeale elu käibki. Nagu ma ütlesin ka eelmine kord, kui me arutasime siin volikogu saalis seda küsimust, et on 2 varianti. Et kui sa oled selle küsimusega hädas, siis on üks variant see, et sa üritad raha juurde saada. Ja teine variant on see, et sa üritad tekitada olukorda, kus neid inimesi nii palju ei lisandu, et sa ei suudaks neile lasteaiakohti ja koolikohti ja nii edasi nagu tagada. On 2 võimalust. No, tegelikult on 3. võimalus ka, et juhul kui me algatame detailplaneeringu, siis me kirjutame sinna sisse, et jah, me võime selle kehtestada, aga me seame tingimuseks, et sa ei tohi enne 10 või 15 aastat hakata ehitama. See on ka 3. võimalik variant näiteks. Iseasi, kas sellise klausliga keegi nagu nõus on. Aga need on põhimõtteliselt need variandid, mis oleksid nagu laual selles küsimuses. Ja loomulikult on väga raske panna valla eelarvesse finantsjuhil midagi sellist, mis jookseb metsas ringi, ehk laskmata karunahka. Me ei tea seda hetkel, kui paljud algatavad detailplaneeringu ja kui paljud siis maksavad selle raha. Küsimus käib algatamisest hetkel. Need, mis on juba kehtestatud asjad, nende eest ei ole võimalik küsida seda raha. Need, mis seal tabelis on. Ehk siis, kui praegu on mingisugune tühi põld kusagil ja keegi tahab selle tükkideks jagada ja sinna elamut nagu peale teha, võt siis sellisel juhul me küsiksime seda või küsime. Aga me ei tea, kas homme või ülehomme või nädala või 6 aja pärast keegi astub vallamaa uksest sisse ja ütleb, et ma tahan algatada siin selle põllu peal seda asja, mis on kollane kahjuks üldplaneeringus. Mis on tohutu planeerimisviga olnud 2000. keskel. Aitäh. Marek Velleri küsimus, palun. Siis nüüd uuesti selle küsimuse, mis mul enne vastuseta jäi, et kas analüüsist tuleb see 54 000 eurot, see negatiivne mõju, et kas see on plaanis siis katta selle sotsiaalse infrastruktuuri tasuga ja kui see sotsiaalse infrastruktuuri tasu on 6456 eurot, et kas see siis katab selle summa? See katab ainult teatud tingimustel. See katabki ainult sellisel juhul, kui see lisanduv elanike hulk on 200 inimest aastas, nagu ta siin on välja arvutanud. Et juhul, kui see ongi 350 või 450 või 150, siis on see teistsugune number. Ja seda peabki ringi vaatama iga natukese aja tagant, vastavalt sellele reaalsele olukorrale, mis meil hetkel nagu on. Et me saamegi sellesse valemisse panna 400 sisse ja me saame teise numbri ja volikogu ütleb, et enam ei ole 6456, on, ma ei tea, 7984 või 3151. Marek Velleri teine küsimus. Teine küsimus on see, et kas on mingisugune alternatiivne tuluvõimalus sellele sotsiaalsele infrastruktuuri tasule, mis oleks siis seaduslik? Hetkel ei ole, selles mõttes, et ei ole, Riigikogus oli see asi arutlusel isegi seaduse parandusena, aga need asjad võeti sealt välja, mis puudutasid eramuid ja üksikelamuid ja üldse elamuehitust, et sinna pandi küll sisse teatud infrastruktuuri objektide puhul tasu võtmise võimalus, mis siis 1. novembrist või 15. ma peast ei mäleta hetkel, peaks hakkama nagu kehtima ja mille kohta tuleb nagu kord teha. Ehk siis, kui mingisugune tööstusettevõte hakkab rajama mingit suuremat asja kuskile, et siis sellega seoses, kui on mingit silda või ristmiku või mingit asja nagu vaja teha, et siis on selleks nagu seaduslik alus olemas, aga see hetkel ei aita kuidagi tegelikult neid Tallinna ümbruse valdasid ja Kiilid seal hulgas, kellel on just selle elamuehitusega läinud väga keeruliseks.
et see maht, mis nagu peale tuleb igal pool, ületab meie võimekust igal pool. Indrek Kruustam, repliik, palun. Jah, siin oli juttu sellest siin oli juttu sellest prognoosimist, et üks asi on seda prognoosida niimoodi, et kirjutada arengukauva lihtsalt lisanduvate inimeste numbreid, aga matemaatiliselt need lisanduvate inimeste tulumaksutulu ei sattu sinna eelarvestrateegiasse. Ehk see arvutus on nagu jäetud tegemata. Tagajärg ongi see, et vallavalitsus laiutab käsi, et näete, raha ei ole ehitada, eks ole. Aga kui te teeksite oma prognoosimistöö lõpuni ja teeksite oma eelarvestrateegia korda, siis te näeksite, et see raha on nende avalike teenuste pakkumiseks olemas, on kogu aeg olnud olemas ja see on puhtalt teie tegemata jätmine, et te pole seni suutnud neid lasteaiakohti piisaval hulgal rajada. See oli nüüd selline repliik, mis tõenäoliselt nõuab vastust. Kõigepealt see, et finantsjuht eelarvestrateegia tegemisel arvestab lisanduvate elanike tulumaksuga. See on seal sees. Selle pinnalt ongi see kasv sinna arvestatud. Te nägite siis algas 11 miljonist ja jõudis 14-ni aastal 2026. Ja teine asi, ma ikka ütlen, et eks opositsiooni ülesanne ongi see, et rääkida, kuidas kõik on valesti tehtud ja kuidas kõik oleks võimalik olnud ja nii edasi. Et aitäh selle arvamuse eest. Indrek Sinisaal, repliik, palun. Aitäh. Selles mõttes, et ettepanek, et võiks need vabandused ära lõppeda teemal, et millalgi on tehtud planeerimisvigu, et pigem oleks viimane aeg peeglisse vaadata ja tunnistada, et me ei ole piisavalt pingutanud, et seda olukorda vältida. Ja siis kindlasti saaks täna rääkida hoopis teistel teemadel. Tahame repliigi eest. Mina näen, et rohkem sõnasoove küsimusi ei ole. Palun panna siis päevakorrapunkt hääletusele. Hääletame. Kas volikogu annab otsuse eelnõud ju? Ma tohin lõpetada. Kas Kiili volikogu annab Kiili vallavalitsusele sisendi, et ta töötaks siis välja korra ja tuleks sellega siis järgmisele volikogule oma ettepanekutega? Ma ei saa aru, kuidas hääletada, kui pole otsuse eelnõud. See tulebki protokolliline otsus ja see läheb protokolli ja sealt edasi võtab siis vallavalitsus omale tööülesande. Võib ma täpsustada? Ja palun. Täna saame, nii nagu me tegelikult eelmisel korral, kui me arutasime, et oli sama küsimus, kui see ekspert oli siin, et millises vormis peaks seda käsitlema. Sellepärast on ta päevakorrapunktis ka täna Kiili vallal olulise küsimuse arutelu ja ainus, mida me teha saame täna, on protokolliselt näidata volikogu toetust sellele, et kas me võime aluseks võtta konkreetset eksperthinnangut, mis on siis täna volikogu liikmetele tutvustatud, mis on olnud nii komisjonide menetluses, mida on saanud komisjonid eraldi menetleda, see on ainus, mida me saame teha.
et me saaksime selle alusel volikogu toetusel lähtuda edasistel mis tahes tegevustel, kas siis eelnõu väljatöötamiseks või volikogule täiendavalt ettepanekud tegemiseks sellest, et me võime aluseks võtta siin toodud arutluskäigu selles konkreetses hinnangus, mis on tellitud. Et see on ainus, seda me saame teha läbi protokollise otsuse, sest et planeerimisdiskretsioon kuulub volikogule ja volikogu on ainuke organ, kes saab selle sisendi anda. Sest et ega meie oleme ka kursis sellega, et meil ei ole täna konkreetset volitusnormi, et selgesõnalise eelnõuga tulla. Aga me peame saama mingisugused andmed, et kas volikogu läbi eelarve kontrollib kogu seda arendustegevust, kas see 6456 eurot, mis on selle loogika kohaselt siin saadud, kas vallavalitsus võib sellega tööd teha, kui täidesaatva võimu organi või mitte. Ja seda saab teha ainult protokolliselt. Meil ei ole otsuse eelnõu teksti. Otsuse eelnõu teksti ei tulegi. Praegu saab, sellepärast ongi, kas toetab volikogu koos, siis seda mitte. Et ja me protokoll seda konkreetset, seda dokumenti, mis on praegu siin Killi valla elanike, mis see dokument on? Analüüs. Täpselt, kas volikogu toetab seda analüüsi ja selles analüüsis antud mõttekäiku. See ei olegi otsuse eelnõu, see ei ole haldusakt selles vormis. Miks ta ei või esitleda volikogu liikmetele protokollilise otsuse eelnõu? Ma saaksin teada, mille poolt ma või vastu ma hääletan. Selle konkreetse dokumendi, kas te ei ole seda dokumenti varem näinud või saanud seda dokumenti, mis siin ekraanil on? See on analüüs, see ei ole otsus. Me saame ju otsustada, kas volikogu toetab konkreetset analüüsi või mitte. Analüüsi ei saa toetada või mitte toetada, analüüsi saab lihtsalt lugeda ja teadmiseks võtta. Volikogu esinaisel on ettepanek otsustada, kas volikogu esinaine paneb see analüüsi toetusavalduse leidmiseks hääletusele protokollise otsusena, märgime selle ära või mitte. Ma olen oma sõna juba öelnud, ma palun selle hääletusele panna. Päevakorrapunktis poolt 9, vastu 5, erapooletuid 1. Päevakorrapunkt number 6. Vallavanem Aimar Liiva. Tänan arupärimise eest, kindlasti saab vastatud. Siis olulisematest asjadest lasteaia direktor on tööl esmaspäevast kuus. Vallavalitsuse töötajatest 2 inimest on esitanud lahkumisavalduse. On Siiri Treimann, keskkonnanõunik, ja teine on Toomas Karma, ehitusnõunik. Põhjused on erinevad, aga mõlemad on pensioniealised inimesed. Mõttes, varem või hiljem me selle küsimusega nagunii tegeleme. On välja kuulutatud konkurss ja mõlemale kohale on ka juba sooviavaldusi ja esimesed tööintervjuud on ka kokku lepitud. Keskkonnanõuniku leidmine kindlasti on lihtsam ülesanne kui ehitusnõuniku leidmine.
seal oli päris ilusaid kandidaate juba. Siis on elamussaalis, aga ilus ei olnud nagu selles tähenduses, ma isegi ei tea, mis nägu keegi on. Tegu on kõigest CV-dega. Aga sellele eelnevale teemale jätkuks lasteaiakohtadele. Ilmselt ei ole teile ka uudis, käite usinalt Kiili valla dokumendiregistris vaatamas, et Kiili valda on ka kohtusse kaevatud, sellepärast et lasteaiakohta ei ole ja nõuti lasteaiakohta esialgse õiguskaitse korras 1. septembriks. Üks konkreetne juhus siis, jah. Ja üks teine juhus on veel. Ja ma arvan, et neid tuleb veel ja mitte ainult Kiilis, vaid nüüd tuleb neid riburadapidi igal pool. Oleme ka teiste omavalitsustega sellel teemal siin kontakteerunud ja kõigil on sarnane see asi. Ja esimese hooga tuli ka siis kohtult määrus, et tagada 1. septembriks lasteaiakoht lapsele. Eks siis juristid nüüd tegelevad selle küsimusega edasi, sest puht füüsiliselt see ei ole realiseeritav ülesanne. Seda ei ole võimalik mingi valemiga mitte kuidagi teha, et ta saaks teha ainult viisil, et keegi teine kellegi teiselt lasteaiakoht ära võtta. See ei ole ju ka nagu realistlik. Et selline olukord on selles kohas. Muus osas kõik läheb plaanipäraselt enam-vähem. Oleme sunnitud edasi lükkama küll ühe kavandatud projekti ja seda pigem sellistel logistilistel põhjustel. Et siin kooli juures oli kavas teha kõnniteed ja asjad ja need on projekteeritud ja olemas ja kõik on tore, aga Transpordiametilt kooskõlastuse saamine nendele asjadele, mida meie soovisime, võttis 2 kuud aega. Ja me ei soovi tekitada segadust septembrikuuses liikluses ja nii edasi siin kooli juures, et paratamatult tuleb järgmisesse suvesse edasi lükata. Selle tagajärjel peaksid tekkima ülekäigurajad sinna, kus vaja ja ülekäigurada peaks viima kõnniteele, mitte ei kuhugi ja nii edasi. Ja siin mingi kergtee nurk leiab õgvendamist, kus praegu on pime nurk ja sellised asjad. See on paraku jah sellises seisus, et me peame otsustama niiviisi. Ehitatakse seda roniala algklasside maja ees. Auk on valmis kaevatud ja varsti tullakse ka neid asju sinna panema. See saab kindlasti kooliks valmis. Asutus on seda lubanud. Ja asjad liiguvad plaanipäraselt. Hetkel siin rohkem öelda ei olegi, et laupäevast äkki räägib Esta. Laupäeval on siis meil selline terve päeva võimetamine Kiili Alevis. Algab siis päev peale sellega, et on kõigepealt veebipeos kell 10 ja siis teine on 11.30 ja edasi tuleb meil raadios on niisugune asi nagu Karikakra mäng ehk suvelugemine. 12.30 tuleb siis külla Müllimeister, neid lapsi siis rõõmustama ja neid siis tänatakse selle ürituse raames, et nad on kõik videokaarad lugejad. Edasi kell 12 alustab selline tore mees nagu Janar Säkk. See nimi oli vist Tour de Kiiri kohvikud. Elamusjooksuks nimetab ta seda, kutsub kaasa lööma. Tema käes on siis kaart koos nende kohvikute asukohaga ja ühest kohast teise jooksmise vaheetappideks on siis kas mingid õpetused, mingid tegevused ja siis niiviisi käiakse siis nagu see asi läbi.
siis toimuvad, nüüd peast nii ruttu ei julge öelda, aga meil 2 sellist toredat asja nagu Eesti karatekade siis esindus, ma nimetan teda niimoodi, ja on ka võrkpalli, nimelt rannavõrkpalli siis koolitus koolistaadionil ja meie siin liivaväljakul. Karatekad annavad oma etenduse siit Valamaja platsil, ehk siis keskpõrandal, nagu me teda nimetame. Edasi on meil seal siis veel väljas parameedikud, siis on väljas Kaitseliit, Kaitseliit ei ole, on noorkotkad, kodutütred ja naiskodukaitse, kes siis annavad ja erinevaid, teevad kas ennetustegevusi või annavad koolitusi, põhimõtteliselt on siis nad seal meil Vallamaja ümbruses oma telgiga ja päästekomando tuleb kella 3-ks sinna, põhimõtteliselt siis 8 meetri poole lõppu meil. Ja edasi on meil kell 6 on siis tänuõhtu, kuhu on ka kutsutud kõik Kiili volikogu liikmed ja inimesed, keda soovitakse tänada ja siis veel komisjonide ja nii edasi liikmed. Et siis see on meil siis põhimõtteliselt selle 24. veebruari üritus, mis ära jäi, et siis see tuleb sinna juurde. Edasi 19.30 algab siis kohvikute tänamine ja pärast seda kell 8 hakkab esinema Svinges. Seekord on siis kohal Birgit Sarrap ja Ott Lepland ja 20.30, 21.30 on siis DJ Tammela veel lõpetamisel. Päeva jooksul on veel Vallamaja juures koos erinevaid töötubasid ja kohvikuid terve Kiili peal, seal on meil kuu peale tuleb oma klaasitööga välja, siis on loodustoosteid müüakse veel igasugust muid asju ka, praegu on seda, nii et tasub vaatama tulla. Ja siis väljas on ka meie kohvikud, on Rahvavõit väljas, Lustimaa on väljas, need on kõik Vallamaja juures, siis on ka tõesti seda osas öelda, ka Ukraina köögiga esindatud meie pagulased Ukrainast ja siis kindlasti oli midagi veel, mis ma ütlemata jätsin, aga seda istutamine kell 4. Vabandust, just. Üks oluline asi ja see oligi see, millele ma tahtsin tegelikult ise veel teile ka öelda, et kell 4 siinsamas Kiili staadioni kõrval sellest skatepargist natukene mitte raamatu, vaid Rahvamäe poole, üks ilus tore platsike ja naiskodukaitse Kiili jaoskonna loomise siis puhul tahtsid nemad meil istutada tamme. Sellele tammele me anname natukene laiema tähenduse siin Kiilis, kui on nüüd ainult see naiskodukaitse, me liidame siia kõik meie nii-öelda kaitseorganid, süsteemid, ehk siis välja tulevad kodutütred, noorkotkad, tulevad ka siis naiskodukaitse, eks ole, ja lisaks sellele olen kuulnud, et ka meie Kaitseliidu siin saal juba seal olid nad Kaitseliit täpselt, eks ju? Kaitseliit, jah. Et need, kes siin Kiilis need nii-öelda algselt neid asju loonud ja tegutsenud, toimetanud on, et ka neid kutsutakse siia kohale, toimub väike pidulikum üritus selle asja juures ja olete kõik oodatud, ma arvan, et see on üritus olnud. Et edaspidi saab siis seal mingid rituaali nii, siis on vist päev, kui ma lähen teile. Olge siis hoolsad, tulge ette. Sinu poolt on kõik praegu. Kaks küsimust näen on. Indrek Pruustam, palun. Küsimus puudutab
Rätsepa elurajoon kaudselt, otsesemalt puudutab see Kubja Rätsepa elurajooni kõrval, et me oleme kõik näinud, seal on ehitustegevus jätkumas ja Kubja elurajoon Eurolajooni lõunaküljel on ka üks maaparandussüsteemi jaotuskraav, mille osas on siis rekonstrueerimistöid ja inimesed, kes siis sealkandis elavad ja käivad, on täheldanud nüüd muutust, et kui vanasti sellisel aastaajal ja sellistes kuivades kliimaoludes on Lähtse peakraав peaaegu tühi olnud, siis nüüd on selles Vääna jõega kokkusaamise lõigus praktiliselt pilgeni täis, nii nagu jaotuskraav. Teiste sõnadega see ala seal kipub soostuma, kunagi olid seal ka jahimeeste teed, mille mööda kraavidest üle seal enam kuiva jalaga väga võimalik ei ole. Küsimus on nüüd säärane, et kas seal Kubja arenduse ehitustegevuse lubamise käigus siis vallavalitsus lubas ka siis maaparandustöid ja kas nende maaparandustööde projekteerimisel oli kaasatud säärane asjatundja, kes oskas seda tagajärge prognoosida, projekteerida ja kas see oligi nagu siis niisugune soovitud tagajärg sellise ehitustegevuse puhul? Tean nii palju, et teede ja trasside kasutusluba ei ole sellele asjale seal veel väljastatud, aga küsimus on kaugelt liiga spetsiifiline, et mina volikogu istungil oskaksin sellele vastata. Et formuleeri see palun kirjalikult ja saada ehitusosakonda. Marek Velleri küsimus, palun. Ma küsin selle Luige-Kangro kergliiklustee kohta, et kui ma õigesti mäletan, et siis seal pidi hakkama suvel see valgustus paigaldamine, et kas see toimub veel või on see edasi lükatud? See toimub ja see töökoosolek oli siin esmaspäeval, Pelmo nagu ütles, ja seal kohe läheb tegemiseks ja puurimiseks, et Rätsepas on tehtud puurimised ja asjad, kannud on maas ja nüüd nad lähevad sinna tegema ja siis panevad korraga need postid ära mingi hetk ja siis teevad, taastavad selle paljastusega. Tuleb, jah? Kas on veel vallavanemale küsimusi? Ei ole. Aimur Liiva ja sellega on volikogu istung lõppenud. Aitäh kõigile!